Tervist! Seda videot ajendas mind tegema Facebooki teadliku mehe grupis loetud postitus, kus üks meesterahvas kurtis oma muret, et tema sees kerkib üles selline raev ja kurbus samaaegselt, ja mis teevad ta niivõrd plahvatusohtlikuks, et kui ta näiteks läheks Toompeale või Vabaduse väljakule inimesi toetama, siis ta on niivõrd plahvatusohtlik, et võib ise sattuda selleks pommiks, mis käivitab politseiaktsioonid, ja tema sõnul on ta enda kogemus välismissioonidelt. Siin ongi see võtmesõna, ta on kogenud oma elus väga palju stressi ja väga suure tõenäosusega on tegemist posttraumaatilise stressisündroomiga ehk stressi käivitumisega nagu igasuguse vähimagi mõjutaja korral. Et sellest posttraumaatilisest stressisündroomist paremini aru saada, siis tuleb minna üks samm tagasi, et aru saada, mis seda meie kehas käivitab. Meie kehas on üks selline süsteem nagu kolmiksoojendi, mille ülesandeks muu hulgas, kõikide muude tegevuste hulgas on meie elus püsimine ja elus püsimine läbi selle, et ta käivitab võitle või põgene programmi. See programm on salvestunud meie tagaaju piirkonda ja see läheb tööle autonoomselt niimoodi, et mõtlev ajuosa sellesse ei sekku. Tavaliselt läheb ta käima siis, kui meid tabab eluohtlik olukord, kuid tänapäeva ühiskond on muutunud nii stressirohkeks, et see olukord käivitub meie kehas tegelikult väga tihti, siis kui telefon läheb katki, kui ülemus sõimab, kui buss jääb hiljaks, mis iganes situatsioon võib selle käivitada. Nüüd, kui rääkida posttraumaatilisest sündroomist, siis see ongi tekkinud selline programm siia taha ajusse, mille on tekitanud pideva stressiolukorras olemine või eluohtlikus olukorras olemine, milleks just on näiteks välismissioonil osalemine lahingutegevuses. Et su elu on pidevalt ohus ja see kulmineerub sellega, et enam ei ole vaja selle võitle või põgene reaktsiooni käivitamiseks eluohtlikku olukorda, vaid piisab ka vähimast stressist, et meie kehas käivitub võitle või põgene olukord. Mis selle võitle või põgene olukorraga meie kehas siis juhtub? Meie eesajus olev veri suunatakse millisekundite jooksul tahaajusse ja lihastesse, tagaajus käivitavad programmid, mis pumpavad meie keha veel adrenaliini ja kortisooli täis, et me oleksime võimelised võitlema või põgenema. Selle tegevuse tagajärjel, mis kehas toimub, me tegelikult kaotame täielikult adekvaatse mõttevõime ja muutumegi ohtlikuks tänapäeva ühiskonnas, ehk tekib selline afektiseisund, kus me tormame pea ees kuhugi lihtsalt minema või tormame kellelegi kallale. Ma tahan teile öelda, et füüsiline keha siin on üks kõige viimaseid asju, mis midagi mõjutab, et kõik mõjutused tulevad meil läbi energiate ja selle tõttu on võimalik ka seda posttraumaatilist sündroomi ümber programmeerida läbi energia, läbi bioenergeetika meie sees. Mul on väga hea meel jagada mõned harjutused, mis alustan lihtsamatest harjutustest. Energiatega töötamise põhimõte on see, et kasuta võimalikult lihtsat, aga sellist, mis toimib sulle. Ja üks kõige lihtsamaid võimalusi on rahustada seda kolmiksoojendi süsteemi
mis koosneb meridiaanist ja koosneb sellisest kiirgavast energiast, mis võib hetkega üle keha minna sellesse piirkonda, kus seda kõige enam vajatakse. Näiteks on räägitud näiteid, et emal tuleb karujõud, kui ta laps on jäänud auto alla, et ta tõstab selle auto lapse pealt ära. Selle süsteemi käivitajaks ongi just kolmiksoojendi kiirgav energia, ta suunab selle jõu sinna lihastesse ja see meeletu jõud mõneks sekundiks tekib. Ei ole olemas tasuta lõunaid, see energia võetakse kõik teiste energiasüsteemide arvelt. Esimene, mis saab pihta, on põrna energiasüsteem ja põrna toetamisega saame ka mõnevõrra kolmiksoojendit rahustada. Ma näitan ette kõigepealt mõned lihtsamad asjad. Üheks lihtsamaks on kolmiksoojendi meridiaani tagurpidi silumine. Meie käed on elektromagneetilised, me anname sellega meridiaanile impulsi mitte siis tagurpidi voolama hakata, aga rahustada seda voolu seal sees. Ja selleks me lihtsalt tagurpidi liigume mööda meridiaani, hakkame siit meelekohast pihta, läheme üle kõrva, tuleme siit kaela juurest alla, läheme üle õla, üle küünarnuki ja 4. sõrmest välja. Tegemist on Hiina meditsiini lähenemisega meridiaanidele. Ja teiselt poolt ka väga hea on, kui sa nende harjutuste ajal hingad, sest lisaenergia, mis tekib sellest hapnikust, mida sa endasse tood, aitab väga võimsalt su energiaid liigutada. Seda tasub teha nii palju, kui tarvis on, nii palju, kui sa tunned, et sul hakkab mingi rahunemine tekkima. Minimaalne üldse võiks olla 3 korda vähemalt. Nüüd teine asi, mida sa teha saad, on kiirgava energiaringi tasandil selle kolmiksoojendi süsteemi rahustamine. Ja selleks on järgnev harjutus. Pane käed silmadele, hinga sügavalt. Ja järgmise hingamisega vii oma sõrmed meelekohtadele, hinga veel. Ja nüüd jätkates hingamist, mine taas mööda seda juba tuttavat teekonda, piki kolmiksoojendi meridiaani, aga nüüd kaelani jõudes pane oma käed lapiti, jätka hingamist ja too oma käed siia südame juurde kokku. Ma kohe selgitan, mida see teekond endaga kaasa toob, seda tasub ka kindlasti mitu korda teha. Silmade juurest hakkab pihta selline kiirgav energiasüsteem, nagu inglise keeles on ta regulatory flow ehk siis reguleeriv energiavoog ja me anname sellega käskluse, et me reguleerime midagi. Ja nüüd me reguleerime seda kolmiksoojendi süsteemi, kui me tagurpidi oma sõrmedega seda libistame. Kui me jõuame kaelani, siis me paneme käed lapiti sellepärast, et me rahustame oma uitnärvi sellega. Ja lõpuks toome selle liigse energia südame peale kokku. Süda on ainus energiasüsteem, kus kohast kolmiksoojendi ei saa energiat võtta, sest muidu ei oleks ju sellel mõtet, kui süda seiskub, siis ei ole võitle või põgene reaktsioonil mingisugust loogilist mõtet. Neid 2 harjutust tehes saad sa kolmiksoojendit mõnevõrra rahustada. Nüüd ennem ütlesin, et põrn on esimene energiasüsteem, kus kohast kõigepealt energiat võetakse. Kusjuures, kui kolmiksoojendit kujutada ette, siis ta ongi nagu need rohelised või mustad mehikesed, kes seal Vabaduse platsil ja Toompeal ringi seiklesid viimased 1,5 või 2 nädalat. Ja põrnaenergia on selline hoolitseva ema energia. Mis juhtub selle stressi olukorras on see, et kolmiksoojendi energia tõuseb väga kõrgele, põrnaenergia läheb väga madalale. Järgmise harjutusega me saame ühendatud anumate seaduse abil neid energiaid võrdsustada. Selleks võtame ühe käega kinni siit külje pealt, kus jookseb põrnameridiaan, jällegi Hiina meditsiini järgi. Paneme ühe käe siia ja teise käe paneme siia
küünarnuki juurde, kus jookseb kolmiksoojendi meridiaan ja lihtsalt hoiame. See poos näeb välja küllaltki tuttavlik sellisele sõjakale poosile, aga tegelikult sellises olukorras on tegemist tervendava poosiga. Nüüd oluliselt tõhusam tööriist sellises stressiolukorras on teatud punktide hoidmine. Ühed punktid on siin lauba keskel. Nad on närvisüsteemi punktid, aga see hoidmine töötab mitmel tasandil. Lisaks sellele, kui me nüüd paneme oma käe siia laubale nendele punktidele, me hoiame neid punkte, kuid ka meie elektromagnetiline käsi hakkab tõmbama tagasi seda verevoolu siia eesajusse. Tasapisi taastame oma mõttevõime. Üks käsi on siin ja teine käsi on siin taga, mis rahustab taga olevaid sama süsteemi punkte, kuid lisaks kõigele sellele on veel sellel hoidmisel selline energeetiline sisu, et ta aitab tagaajule selgeks teha, et tegemist ei ole eluohtliku olukorraga ja aitab ümber programmeerida seda võitleva põgene reaktsiooni käivitumist, et see hoidmine nüüd on küll selline juba võimsam tööriist, abivahend sellise stressiolukorra tekkimisel. Kui sul on mõni abiline, mõni inimene, kes saab su peast niimoodi käsi hoida, sest kui see posttraumaatiline stressisündroom on juba käivitanud, siis on vaja hoida kauem, 5 või 10 minutit. Näiteks kui inimene satub šokki, siis tavaliselt see pulss taastub siin nendes punktides, hoides alles umbes 15 minuti pärast. Inimene tuleb šokiseisundist välja. Et kui keegi saab sind aidata sellega, siis see on imeline. On veel tõhusamaid asju, kuid neid ma siia laia publiku jaoks mõeldud videosse ei taha panna. Sellepärast, et need ongi võib-olla mõnes mõttes nagu läänemeditsiini mõistes retseptiravimid, mida ei ole hea ilma järelevalveta teha, sest me läheme üsna sügavale energiasüsteemi mingisugust olukorda muutma ja hea on, kui kõrval on spetsialist, kes oskab adekvaatselt hinnata, kas on vaja veel mingisugust sekkumist. Nüüd üks oluline asi veel kogu selle rahustamise protsessi juures on maandatus. Maandatus on vajalik selleks, et ilma maandatuseta me muutume justkui eboniitpulgaks, mida on vastu villast riiet hõõrutud. Ja maandatus mitte spirituaalsel tasandil, vaid täiesti füüsiliselt, energeetilisel tasandil, läbi meridiaanide, läbi magnetvälja. Ja mis sa selleks teha saad? Lippa kööki, leia oma sahtlist üles tavaline roostevaba lusikas, supilusikas või desserdilusikas. Ja mida see lusikas siis teeb? Meie kehas kõik rakud omavad teatud magnetilist polaarsust. Ja kui me satume suurde stressi või oleme muidu emotsionaalselt häiritud, siis see polaarsus võib muutuma hakata. Kui nüüd meie keha magnetpolaarsus on muutunud, siis meil puudub võimalus saada täiendavat energiat kosmosest, kuid puudub ka võimalus laadida maha oma liigne energia enda energiasüsteemidest ja taaskord me muutume plahvatusohtlikuks pommiks, särisevaks tulekeraks, kui nii võib öelda. Võta see lusikas, pane jalg lihtsalt üle põlve ja hõõru. Enne võta sokk jalast ära, hea on füüsiline kontakt. Lusikas on kergelt magneetiline ja see, mis selle hõõrumise käigus juhtub, on
protsess, et ta lõikab hetkeks läbi sinu magnetvälja ja keha seejärel restardib uuesti magnetvälja sellisel kujul, nagu ta tervislikult olema peab. Võid seda teha lausa minuti jagu. Niimoodi. Mõlemal jalal on vaja seda teha. Kui sa oled sellega lõpetanud, sul ei ole tõenäoliselt kodus sellist ümarat tööriista nagu magnet, mida mina oma töö juures kasutan, aga selle ajab väga hästi ära sinu käsi lõunapoolus, põhjapoolus ja selle magnetiga saad sa veel lahti programmeerida kõik ummistunud energiat siin jalatalla sees. Käid selle niimoodi üle. Millega sa veel ennast maandatuse saavutamiseks aidata saad? Meie jalatallas umbes 50-70 cm kaugusel on maandusega seotud tšakrad. Pane nüüd tähele seda, et meestel liigub energia ühtepidi ja naistel teistpidi. Mehed, kujutage endale nüüd ette kella sihverplaat siia jalatalla alla, teevad selle aktiveerimiseks ringe kellaosuti suunas päripäeva. Mehed on yang energiaga rohkem seotud, selline liikumine toniseerib yang energiat. Ja seda siis ka teiselt pool kujuta jälle ette kella sihverplaati, siin on ilma kella sihverplaadi kujutamiseta võib tekkida efekt, et sa teed neid liigutusi ühtemoodi, aga siis sul tegelikult läheb teine pool valesti. Ka siin liigutad sa päripäeva kellaosuti suunas, kui sa oled mees. Kui sa oled naine, siis sa liigutad vastassuunas. Ja näitan veel mõned lihtsad asjad, mida sa teha saad. Siit ülevalt silmade alt algab Mao meridiaan Hiina meditsiini järgi, mis läheb alt teisest varvast välja. Nüüd koputades silmade alla ja ise samal ajal sügavalt hingates nina kaudu sisse ja suu kaudu välja, aktiveerid sa selle meridiaani liikumist niimoodi, et need energiad, mis sul sees on, saavad liikuda maa sisse. Sa võid teha seda isegi 8 või 10 hingamise jagu. Siis teised punktid, mis toetavad maandust, on täpselt siin ranglunukkide all neerumeridiaani punktid. Neerud on küll yin-energia, mis aitab tuua jalatalla alt selle energia siia ülesse, aga ta aitab ka kogu selle ringi uuesti käima tõmmata ja ma olen ise tähele pannud, et see neeru meridiaani aktiveerimine on mitu korda võimsam kui Mao meridiaani aktiveerimine maanduse tagamiseks. Ja seda samamoodi võid teha 8-10 sügava hingamise käigus. Alati hinga sügavalt, sest see toob sulle lisahapnikku, lisahapnik aitab toota lisaenergiat, mis aitab su kehas energiat liikuma panna. Mida sa veel teha saad, et sa toetad oma põrnameridiaani, koputades siia külje peale, kus põrnameridiaan on. Ja põrnameridiaani toetad selleks, et rahustada kolmiksooendi meridiaani. Ja põrnameridiaaniga, põrna energeetikaga seotud punktid on veel siin rinnanibude all, ütleme, kus naistel rinnahoidja joon on. Neid võid üsna tugevalt niimoodi masseerida, väga paljudel on nad valusad ja valusad on nad just selle tõttu, et teie energeetikas, mis on seotud põrna energiaga, on kas lümfi või meridiaani tasandil seiskumised. Energia on seiskunud. Need pisikesed näpunäited võiksid aidata sind stressi olukorras enda toetamist, sellest stressi olukorrast välja tulemist. Minu nimi on Heino Välli, olen suur energiatega tegelemise fänn ja minu kirg on aidata läbi energiatega töötamise inimesi tervema tuleviku poole. Suur tänu sulle vaatamast!